Esimese kevadpäeva tervitused Pärnust. Seekord on kohalik poliitika tuulele vaatamata toonud meid lausa lahtise taeva alla Pärnu jõe kaldale. Inimestele, kes ei ole Pärnuga niivõrd kursis, teen väikese kohaliku ekskursiooni. Nimelt asume praegu linna ühes väikeses mõnusas nurgataguses, mis asub jõe kaldal ja ega siit enam ausalt öeldes merenigi väga palju maad ei ole. Kui hakata sealt poolt, kus on kesklinna sild, hakata mööda jõe kallast tulema, siis on hämmastav. Me oleme sisuliselt elava liiklusega kesklinnas, aga ümberringi on sõltuvalt aastaajast kas linnulaul, päiksepaiste ja tervisesportlased või on selline kõrvu lukustav vaikus nagu täna natuke aega tagasi, kui me siia tulime ja tuul ei olnud veel tõusnud. Ja siin asub üks kummaline krunt. Meile pakub ta huvi sellepärast, et pärast mitut kajastust kohalikus ajakirjanduses jõudis see nüüd ka pealtnägijasse ja pealtnägija järel uuesti ka selle nädala volikogu istungile ning sai põhjuseks, et opositsioon kogu oma 19 liikmega avaldab umbusaldust Pärnu linnapeale Romeko Sencraniusele. Minu kõrval siin on Isamaa fraktsiooni liige ja endine abilinnapea Siim Suursild ja Siim, õigupoolest räägi nüüd lahti kogu see keerdsõlm. Kõigepealt tere ka minu poolt, et asi on selles, et sellised maad, mis riigile kuuluvad, riigikaitse sihtotstarbelise maad ja kus on nagu avalik huvi nagu taga, peaksid üldjuhul tulema linna omandisse. Et neid maid pakutakse linnale või linnal on võimalus vähemalt küsida ja antud krundiga on ilmselgne linna pikaaegne huvi olnud, kui erinevate planeerimisprotsessidega linn on siia ehitanud osaliselt ka linnaraha eest valmis paatide vettelaskmise slipi ja mina, kes ma olen elanud sellest kohast, kus me täna asume üle jõe, siis võiks öelda praktiliselt terve enda elu, pool elu Vana-Pärnus ja teise siis poole Audrus, et mäletan, et nii kaua kui minu silmad mäletavad või pea mäletab, on kogu aeg toimunud just täpselt selle koha pealt paatide vette laskmine, et kasutada ära Pärnu jõge ja merd, et kuidagi ei saa tulla linnavalitsusele ootamatult, et nüüd on tekkinud olukord, kus paatide veeskamiskohta ei saa enam kasutada, sest lihtsalt need vahemaad ei anna välja, kuna kõrvalt krunt on müüdud erakätesse, et see on nagu kummaline suhtumine, et on rääkinud erinevate inimestega, et juba linnapea on siin 2016. aastast alates viibinud koosolekutel, kus on arutatud selle krundi saatust, nii et väita, et kuidagi see juhtus teadmatusest, et suhteliselt Pärnu jaoks oluline krunt on erakätesse läinud, ei saa täpselt mitte linna peale tulla ja need ongi need põhjused, et selline mõneti linnaelu jõepäästi korraldamiseks oluline krunt on erakätesse läinud, ongi põhjus, mis pärast opositsioon üksmeelselt otsustas umbusaldust avaldada linna peale, et on pikaaegse tegevuse vili see, kuhu me täna oleme jõudnud. Kui oletame, et näiteks siin peaks mingi ehitustegevus eales algama, siis see on täielik katastroof nende naabermajade elanikele, kellel on suured rõdud ja kes on ilmselt ostnud oma korterid just nimelt selle jõe ja merevaate pärast, siis on see läinud. No mina ütleksin, seda asja paneksin nagu püüdku linnakodaniku üks puha, kes meist panna enda olukorda, et teadliku kodanikuna, kui ma olen ostmas endale suhteliselt kallist, siin ei ole odavat korterit, suhteliselt kallist elampinda, mida ma teen? Ma lähen kas linnavalitsusse või linnavalitsuse kodulehe peale, uurin naaberkrunte, mis võimalused sinna naaberkruntidele on võimalus tulema, et ma oleksin teadlik, mis minu kodu lähedal edaspidi tuleb, kui ma sellise suure investeeringu võib-olla kogu eluks teen.
ja täna need või korteriomanikud, kui ma loodan, et nad on tutvunud selle olukorraga, et naaberkinnistu on riigikaitseline maa, mis eeldab, et tõenäoliselt päevas sõidab võib-olla 10-20 autot nende akna alt läbi ja tehakse riigile vajalik objekt, et kus liikluskoormus, üldse nagu inimkoormus on oluliselt väiksem kui elamul, siis tegid enda investeeringu ja nüüd täna avastavad enda olukorras, et linn on lihtsalt lollitanud neid. Ilma isegi detailplaneeringuta, kus inimestel on kaasarääkimise õigus, on lihtsalt tahetud teha siia üks tohutu mahuga elamu, mida eksperdid arvavad, et sellest varem või hiljem saab kortermaja, et ilmselgelt neid korteriomanikke selline olukord nörritab ja see nörritaks igat kodanikku, kes selles olukorras on. Kõiki neid kajastusi jälgides jääb Lootsi 10 puhul selline mulje, kui nüüd parafraseerida klassikut, et Tallinnas on mehed kinnistu ära ostnud, me oleme Tallinnast, me oleme maksnud, me tuleme, me tahame nüüd teha nii, nagu me ise heaks arvame, teie asi on, andke meil nüüd vabad käed. Jah, et kui kuulasin ka mina Pealtnägija saadet ja arendaja raiub, et nemad on ostnud mahtu, milles on ka tõde, aga see on pooltõde, et mahuga kaasnevad ka inimesed ja riigikaitselise hoone ekspluateerimisega kaasneksid ühesugused liiklusvood, ühesugune koormus sellele piirkonnale, elamuga hoopis teine, nii et mahtu võib erinevalt ekspluateerida ja kui küsida siit Ringi tänava elanikelt, kui linnavalitsus töötamise aegadest mäletan, et siis väga kriitilised olid linnakodanikud Ringi tänava äärest, et see liikluskoormus suhteliselt kitsal tänaval, kus veel suvel toimuvad Vallikarve aasal päris palju avalikke üritusi, kus veelgi on liiklust takistatud, et me toome sellele kitsale maaribale sisuliselt tupikusse, üle künniteede, üle juurtepääsu jõele, toome veel intensiivset liiklust juurde, et nii need asjad ei peaks toimuma. Kas on siis linnavalitsuses kallutatud või painutatud jõud, kes siis seda soosivad, ilmselt pidades silmas ka mingit omakasu? Mind on korduvalt volikogus parafraseeritud, kui ma kunagi ütlesin erasektoris toimetamise kohta, et mis on keelatud, mis ei ole seadustega keelatud, on lubatud, aga avalikus sektoris see nii toimida ei saa. Mis on seaduses kirjas, nii peab toimima ja seal nagu alternatiiv sahkratamisel ei ole ja minu arust siin on kujukas näide sellele, kuidas üritatakse ka linnavõimude soosival suhtumisel paragrahv väänata. Aitäh, Siim Suursild, seda teemat kommenteerimast. Vaadake meid ka edaspidi. Kalev Vilgats, Eesti Uudistele.